Eesti usuelu on rikas paljude religioossete kogukondade poolest ja nende hulgas pole mitte ainult kristlikud kogukonnad, vaid nende seas on ka mitmete maailma religioonide esindajad, aga ka Eesti oma usu praktiseerijad. Kes nad on, milline on nende ajalugu ja tänapäev, seda järgnevas loengus mittekristlikud usuliikumised Eestis lähemalt vaatame. Mina olen kirikuloolane Priit Rohtmets. Me heidame pilgu kõigepealt suuremate maailma religioonide esindajatele Eestis, judaismile, islamile, budismile ja seejärel väiksematele usukogukondadele ja muu hulgas siis ka Eestile kodusemate oma usu taeva ja maa-usu esindajatele. Aga alustame juudi usu kogukonnast ja juudi kogukonnast Eestis, mis viib meid 19. sajandisse, kui juudi kogukond Eestis tekib ja suureneb, esialgu koondab ta kantoniste ehk noores eas sõjakooli pandud mehi, kes siis sõjaväelastena teenivad ja nende perekondi ja hiljem siis ka juba nende järeltulijaid. Alates sajandi teisest poolest lisanduvad neile ka oskustöölised, kaupmehed, käsitöölised ja ka ülikoolis hariduse saanud erialade esindajad. Tallinnas tegutseb kogudus juba 19. sajandi algul, ametlikult luuakse ta siiski 1856. aastal ja mõni aeg varem, enne seda 1844. aastal rajasid juudi sõjaväelased Tallinnasse Magasini tänavale ka oma kalmistu. Ja samasugused kalmistud tekkisid peagi ka Tartusse ja teistesse Eesti linnadesse. 1880. aastateks on kogukond paisunud juba suureks. See on umbes 3700 inimesest koosnev ja see on juba sedavõrd suur kogukond, et võetakse ette siis mitmel pool Eestis oma pühakodade sünagoogide ehitamine. Esimene sünagoog kerkis kogukonna ühise ettevõtmise ja jõuka ärimehe Šaje Levinovitši toetusel Tallinnasse 1876. aastal osteti Maakri tänavale kõigepealt krunt ja 1884. aastal ehitati sinna Saksamaa eeskujul selline uhke fassaadiga sünagoogihoone. Lisaks Tallinna sünagoogile kerkis 1910. aastal Magasini tänaval asuvale juudi kalmistule ka sellesama koguduse kauaaegse esimehe Šaje Levinovitši Kabel mausoleum. See on selline omalaadne arhitektuuriline pärl, mis sinna ehitati. Ta meenutas väga Marokos asuvat Mekneši linnaväravat. Praeguseks seda hoonet enam ei ole. Tallinna kõrval hakkas 1860. aastatel jõudsalt kasvama ka Tartu juudi kogukond. Esimese ülevenemaalise rahvaloenduse andmetel 1897. aastal oli ülikooli linnas ligi 1800 juudi rahvusest inimest. Ja kui Tallinnas elasid rohkem kaupmehed, käsitöölised, sõjaväelased, siis Tartus andsid tooni rohkem haritlased. Juba ainuüksi Tartu ülikoolis õppis umbes 300 juudi rahvusest üliõpilast sajandi lõpus. Ja just sel ajal hakati kavandama ka oma sünagoogi ehitamist Tartusse. 1899. aastal pandi sellele nurgakivi ja 1903. aastal see ilus punastest tellistest hoone avati. See Tartu sünagoogi hoone oli pisut väiksem kui Tallinna oma ja märkimisväärne on ka see, et selle ehitust rahastati olulisel määral nimeliste istekohtade müügist saadava tuluga. Siin on näha ka kaks pilti neist sünagoogidest. Paremal on siis näha Tallinna uhke fassaadiga sünagoogi ja vasemal siis Tartu sünagoogi ja siin ka veel põgus pilk sellele ärimees ja koguduse esimees Šaje Levinovitši Kabel mausoleumile Tallinnas Magasini tänaval asunud juudi kalmistul. Eesti omariiklus tõi
juudi kogukonnale uue hingamise, uue alguse, nii nagu see erinevate uskondadega Eesti ajaloos oli. Kõigepealt 1919. aastal loodi mitmele poole Eestisse juudi kogukonna organisatsioonid ja üheks kogukonna organisatsiooni ülesanneks oli hoolitseda ka rabi ja teiste usuelu organiseerimisest vastutavate ametimeeste palkamise eest. 1921. aastal moodustasid Tallinna, Valga, Võru juudi koguduste liidu Eestis katusorganisatsiooni, millel oli oma kongress ja täidesaatva organina selline rahvusline nõukogu. Tartu juudi kogudus seevastu registreeris end 1919. aastal iseseisvana ja tegelikult ka hiljem 1926. aastal, kui kõik Eesti usulised ühendused ennast uuesti registreerisid, juudi kogudused registreerisid ennast üksikkogudustena. See juudi kogukond on küll väike, aga ta on väga kirev ja mitmekesine kogukond, sisemiselt kirju. Väga erinevad vaated on selles kogukonnas, alustades poliitilistest vaadetest, rahvuslikest püüetest, lõpetades ka religiooni praktiseerimisega ja ka koolides kasutatava õppekeelega. Eesti riigis kehtestati 1920. aastatel ju kultuurautonoomia, mis andis juutidele võimaluse näiteks anda haridust. See tõi juudi kogukonna küll ühe katuse alla, aga tegelikult tegutsesid eri linnades usuvad kogukonnad siiski võrdlemisi iseseisvalt. Mis veel märkimist väärib juudi kogukonnaga seoses, on 1934. aastal Tartusse tulnud juudi õpetlane Lazar Kulkovitš, keda te siin pildil näete, kes juhatas Tartus siis Tartu Ülikooli juudi teaduse õppetooli. Ta pages Saksamaalt natsionaalsotsialistide eest ja sai siis Eestis tegutseda kuni oma kurva lõpuni, nii nagu mitmed Eesti juudi kogukonna liikmed, ka tema saatuse määrasid natsionaalsotsialistid Saksa okupatsiooni ajal Eestis 1940. aastate alguses. See oli suurte repressioonide aeg juudi kogukonna jaoks, kui juudi kogukond sisuliselt Eestis hävitati. 1944. aasta märtsi pommitamise käigus hävis ka Tallinnas Maakri tänava sünagoog, Tartu sünagoog põles sama aasta augustis ja kumbagi sünagoogi sõja järel ka ei taastatud. Sellele vaatamata tegutses juudi kogudus Tallinnas ka nõukogude ajal. Tõsi, uus tõuge usuelule anti siiski pärast 1991. aastat. Selleks ajaks, nõukogude ajal, oli juudi kogukond ka oma koosseisu poolest pisut muutunud, sest nii nagu moslemi kogukond, ka juudi kogukond oli saanud Nõukogude Liidu teistelt aladelt olulist täiendust. 1980. aastate lõpul hakatakse siis kõigepealt tegelema rahvuskultuurilise tööga. 1988. aastal asutati Eesti Juudi Kultuuri Selts ja 1992. aastal juba siis Eesti Juudi kogukond. Ja just sellise rahvuskultuuri, usu ja ka oma ajaloo tausta tõttu hakati 1990. aastatel usuelu elama väga mitmes eri kogukonnas ja loodi mitmeid kogudusi. Rõhuv osa juutidest oli tegelikult usust võõrdunud. Ja seetõttugi ilmselt osalt loodi selliseid uut arusaama koondavat, esindavaid kogudusi, mis siis püüdsid juutlust mõtestada kaasaegses rahvuskultuurilises kontekstis. Kõigepealt Tallinna progressiivne juudi kogudus,
ja ka samamoodi Narva progressiivne judaismi kogudus Ginein. 2002. aastal lisandus siis neile veel ka Tallinna liberaalne juudiusu kogudus. Võib öelda, et 1990. aastate lõpul ja 2000. aastate algul suudeti kogukond siiski taas koondada ja seda Eesti juudiusu koguduse ümber. 2000. aastal saabus Eestisse rabi Efraim Šmulkot, keda te siin pildilgi näete, kes on Eesti pearabi, kelle eestvedamisel see kogukond ka koondati. 2007. aastal suudeti Tallinnas avada ka uus ilus sünagoog, mis täidab nii kogukonna usulise kui ka kultuurikeskuse rolli. Ja Tallinnas tegutseb enne sõjaaegse juudi kooli järglasena ka Tallinna juudi kool. Ja juudi kogukonnal on väga ilus tava paasapühade puhul käia Kadriorus meie vabariigi presidendiga kohtumas ja siin te näete ka pilti viimasest sellisest kohtumisest 2022. aasta aprillis president Alar Karisega. Selle kohtumise käigus kingitakse tavaliselt siis presidendile traditsiooniline paasaleib. Ja siin veel üks põgus pilk Tallinnas tegutsevale sünagoogile. Kui siit nüüd edasi minna teise suure maailma religiooni islami juurde, siis ka see kogukond Eestis saab alguse 19. sajandil. Kui siis samuti sõjameeste ja kaupmeeste perekonnad asuvad Eestisse elama, märgatavalt suureneb see 1860. aastatest see kogukond. Nad elavad rõhuvas osas esialgu Tallinnas, vähemal määral ka Narvas ja nad on reeglina tatarlased. Tallinnas elab neid 20. sajandi algul mitusada ja nad on koondunud Kadriorgu, ka praeguse Tatari tänava ümbrusesse. Tartus seevastu on 19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul ka Aserbaidžaani moslemitest üliõpilasi, kes moodustavad oma kultuuriseltsi ja kirjandusringi. Oma pühakoda moslemitel toona puudub, nad üürivad ruume. Näiteks on teada, et suuremateks pühadeks üüritakse Tallinnas kesklinnas asuvat tuletõrjedepoo saali. Siingi on suuri teeneid just kogukonna liidritel ja ärimeestel. Näiteks tatarlaste kuningaks tituleeritud karusnaha kaupmehel Sigbatullah Mehtievil, kes ostis 20. sajandi algul ka Tallinna siselinna kalmistu kõrvale maad ja tema eestvedamisel rajati sinna uhke sepisväravaga tatarlaste surn. Ehkki Eestis elavad moslemid olid juba enne Eesti omariiklust olnud usuliselt aktiivsed. Asutatakse Eesti esimene islamikogudus alles 1920. aastate lõpul. 1934. aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis 170 moslemit ja neist üle 160 olid tatarlased. Toona ületas tatarlaste kogukond arvukuselt juba siis Narvas Tallinna tatarlaste kogukonna ja just Narvas sündis ka esimene moslemite kogudus. See on täiesti loomulik, sealne kogukond oli kõige suurem. 1928. aastal registreeriti Siseministeeriumis Narva Muhamedi kogudus, mis jäi tegelikult praktiliselt kogu Eesti esimese iseseisvusaja vältel ainsaks islamikoguduseks Eestis. Tõsi, 1940. aasta märtsis veel enne Nõukogude okupatsiooni registreeriti ka Tallinna Muhamedi usuühing. Narvas oli kogukonnal piisavalt jõukust
et osta endale ka koguduse maja, mis toimis mošeena ja seal tegutses ka kultuuriselts. Ja ta tegelikult hõlmas siis laiemalt ka Tartumaal näiteks elavaid moslemeid. Tallinnas seevastu käidi jätkuvalt koos üüripinnal, üürikorterites. Ja nii nagu Tallinnas oli ka Narvas, siis moslemitel oma kalmistu. Selliseid väiksemaid kalmistu osasid oli ka mitmel pool mujal Eestis teiste kalmistute küljes. Nõukogude ajal tegutseti mitteametlikult, nii nagu juudi kogukond, ka siis moslemi kogukond täienes lisaks tatarlastele siis ka usbekkide, aserite, teiste Nõukogude Liidu territooriumilt pärit moslemi rahvastega. Siin on teile ka mõned näited toonastest islami usulistest ja moslemi perekond siin siis Narvas 1929. aastal ja siin näide sellest, kuidas siis käidi koos ka 1960. ja muudel siis Nõukogude okupatsiooni kümnenditel. Tõsi on see, et uus tõus saabus siingi siis Eesti iseseisvuse taastamise järel. Koondutakse siis Eesti islami kogudusse. Ja see paistab, see Eesti islami kogudus silma selle poolest, et siin on ühendatud nii šiidid kui ka sunniidid. See on siis ühendkogudus, kus on kaks islami suunda ühendatud ja see on suhteliselt haruldane. Tõsi, selle käigus 1990. aastatel üks väike grupp siiski otsustas ka eralduda ja 1995. aastal asutati ka veel väike Eesti muhamedlaste sunniitide kogudus. Kui vaadata rahvaloendusi, inimeste enesemääratlust, siis 2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Eestis 1508 moslemit ja moslemite arv on tegelikult kasvanud. Tallinnas tegutseb Eesti Islami Keskus, kus toimuvatel palvustel käib tavaliselt 150–200 meest, ka naised, nagu te siit pildilt näete, siis osalevad eraldi palvustel. See kogukond suureneb mitte ainult siis muudest islamimaadest pärit inimeste kaudu, vaid ka eestlaste kaudu. Nimelt mitusada eestlast on abiellumise teel mõne moslemiga selle kogukonnaga liitunud. Märkimist väärib veel viimaks ka see, et 2007. aastal ilmus Haljan Tudami tõlkes ja Amar Annuse toimetatuna esimene eestikeelne Koraani tõlge. Kui me nüüd siit tuleme kolmanda suure maailma religiooni budismi juurde, siis budismi ajaloost saame me rääkida Eestis 20. sajandi kontekstis. 1920. aastatel köitis Eestis eriliselt tähelepanu budismi propageerinud vend Vahindra ehk siis kodaniku nimega Karl Tõnisson. Selline ekstravagantse välimusega, nagu teda siin ka näete. Ta on siin pildil vasakul. Ta propageeris siis budismi, vastandus teravalt kristlusele ja püüdis otsida ka budismi ja soome-ugriluse vahelisi kokkupuuteid. Järgijaid tal ülearu palju ei olnud, üksikuid siiski. Siin pildil te näete teda koos Friedrich Lustigiga. Need kaks meest reisisid 1930. aastat algul siis kõigepealt Lääne-Euroopasse ja sealt siis Aasiasse. Ja mõlemad mehed seal Birmas ka lugupeetud meestena surid. Nõukogude ajal tegutses 1980. aastatel Vello Väärtnõu vedamisel Eesti budistlik vennaskond ja budismi vastu tundsid huvi ka mitmed Eesti kultuuritegelased. Tegeldi ka budistlike tekstide tõlkimise ja levitamisega. Uuriti budismi ka akadeemiliselt Tartus ülikooli juures, eeskätt siis Linnart Mälli eestvedamisel. Tema eestvedamisel loodi 1991. aastal Tartus ka Mahajana instituut.
ja 1988. aastal taastati tema eestvedamisel ka 1935. aastal asutatud Eesti Akadeemiline Orientaalselts. Need tegelevad kõik sellise budistlike tekstide tõlkimise, uurimise, seminaride organiseerimise, orientalistika päevade organiseerimisega. Mahajana instituudist sai budismi instituut, mis keskendub rohkem õpetamisele. Budismiga seoses on see huvitav tõik, et inimeste enesemääratlus rahvaloendusele on alati olnud suurem viimaste aastakümnete jooksul kui budistlike koguduste liikmeskond. See viitab ilmselt religiooni individualiseerumisele ja ka sünkretismile, mis religiooni vallas valitseb. Ka mitmed uue vaimsuse esindajad, kes tegelevad näiteks joogaga, võivad ennast mõnikord määratleda budistidena. Aga on ka muidugi budistlikke kogudusi. Vahepeal veel ka üks põige Tiibeti budismi ja Tiibeti usujuhi Dalai Lama Tenzin Gyatso visiitidele Eestis. Ta on mitmel korral Eestis käinud ja teda on alati vastu võetud. Aga tulles nüüd budistlike koguduste juurde, siis neid asutati juba 1990. aastatel, nagu te slaidiltki näete, mitu ja 2000. aastatel on siia lisandunud veel mitu väiksemat budistlikku kogudust. Lisaks nendele budismi eri koolkondi esindavatele kogudustele asutati 1990. aastatel ka lääne budistlikku suunda esindav Eesti lääne budistliku vennaskonna sõbrad, mis tänapäeval tegutseb mitte usulise ühendusena, vaid tavalise mittetulundusühinguna. Tänapäeval kannab ta nime Buda Koda ehk Triratna budistlik kogukond. Ja kui vaadata nüüd rahvaloenduse andmeid, siis me näeme, et mitte üksnes ei ole siis inimeste enesemääratlus budistidena suurem budistlike kogukondade või koguduste liikmeskonnast, vaid tähelepanu väärib ka see, et see inimeste enesemääratluse arvud on pidevalt kasvanud. Nii et kui 2000. aastal rahvaloenduse andmetel määratles ennast budistina 622 inimest, siis 2011. aastal juba 1145 inimest. Siit aga tuleme oma enda rahvuslike usuväljenduste juurde, kõigepealt Taara usu juurde, mis viib meid samuti, nii nagu budismigi puhul, 1920. aastatesse. Kui 1925. aasta mais kogunetakse esmakordselt, siis taaralaste ühe grupi inimeste eestvedamisel koosolekuks kokku ja seatakse eesmärgiks oma rahvusliku usu loomine. See seltskond juhindub veendumusest, et ühe rahva suurimaks eesmärgiks peab olema kultuuriline ja vaimne iseseisvus. Ja sellega seoses vastandatakse ennast teravalt kristlusele ja teistele religioonidele. Neid peetakse kosmopoliitseteks, ka liigselt mõnikord Euroopasse pürgivateks kristlusele heidetakse muidugi ette ka sellist toonast suhteliselt levinud lugu ja narratiivi sellisest verisest pealesurumisest eestlastele, et kristlus on justkui midagi võõrast eestlastele. Taaralased seevastu lootsid siis luua midagi oma ja ütlesid, et just nimelt rahvuslik usk peab olema, et inimesed, Eesti inimesed tõeliselt vabaks ka riiklikult saaksid ja rahvana saaksid. Ja selleks kujundati siis välja oma usulised tavad. Sest saadi aru, et oma esivanemate usku ei saada täpselt jäljendada. Nii et prooviti siis seda eestlastele omast vaimsust tõlgendada kaasaja inimesele võistetaval moel, viisil ja keeles. Need usulised tavad
siiski puudutavad ka sellist pärimust, mida siis asuti koguma, ajaloolist pärimust. Tähistati ka rahvuslikke tähtpäevi, loodi muuseas ka oma kalender, mille alguspunktiks seati Eesti Vabariigi sünd 24. veebruaril 1918. aastal. Eriliselt peeti meeles Jüriööd ja hakati 1934. aastal samal päeval, kui tähistatakse oktoobri lõpus usupuhastus, luterliku usupuhastuspüha, tähistama ka rahvusaatepäeva. Selline kultuuriline ja usuline ilm oli progressiivne. Seetõttu kõlas ka nende juhtlause, mida te siin slaidil näete. Mina usun homsesse päeva, mina usun, et homne päev on parem tänasest. Mina usun, et homne päev on parem tänasest, kui mina selleks kaasa aitan. Taara avitab väga moodsalt. Väga moodsalt inimest käsitleti heana ja hea poole püüdlevana, absoluutselt kurja, kui sellist ei eksisteerinud. Ja nii kui inimest kujutleti ka Jumal Taarat areneva inimese hingega ja vaimsetest võimetest lähtuvalt siis erinevat moodi ka tajutavana. Jumal on selline ideaal, võib öelda, kelle järgi oma elu elada ja selleks ka jõudu saada. Ja lisaks sellele siis, nagu öeldud, ka mitmed rituaalid, ka mitmed sümboolsed esemed. Siin slaidil te näete tõletit, see on tõlet, väike hõbedast medaljon, mis pidi siis inimesi kaitsma kurja eest ja sümboliseeris eluväge, mille esikaanel on kujutatud urituld. See on selline riitustel kasutatud spetsiaalne urituli, mis sümboliseerib puhastumist, osaks saamist ka taara lähedusest. Ja selle tagaküljel asuvasse kaanega soletavasse tühimikku asetati kogu muld, mis siis oma kodukohast suudeti näppuotstega kokku koguda, et siis tajuda sellist sidet oma isamaaga, oma kodukohaga. Nii et seegi on selline sümboolne usulise elu ja rahvuse ja rahvuskultuuri ja riigi ühendamine. Oma usuühingu registreerimiseni jõuti 1921. aastal, siis usuühing Hiis. Ja võib öelda, et kõige suuremaks projektiks, mida taaralased läbi viia soovisid, oli siis uue Sõjamäe Hiie loomine Tallinnasse, Lasnamäe Veerule. Siin te näete selle Hiie üldmudelit. Sellega jõuti ka algust teha. Nii et park, Jüriöö park on sellel kohal tänaseni. Ehkki taaralaste seas oli või andsid tooni kõige enam sõjaväelased, oli seal tegelikult ka palju näitlejaid, lauljaid, kultuuritegelasi. Kui nüüd see taaralaste liikumine andis tooni 1920–30 aastatel, siis nõukogude ajal ta vajus unustusse. Mõned taaralased küll jõudsid pagulusse ja mõned jätkasid tegevust siin Eestimaal nõukogude aja tingimustes. Aga uus tõus siingi leidis aset 1980 aastate lõpul, kui siis noored folkloristid, sageli ka ajaloolased asusid seda pärandit avastama. Ja jõudsid 1995. aastal taara usuliste ja maausuliste maavalla koja registreerimiseni. Nagu aru saate, siis see nimi viitab, et taara usule on siin lisandunud ka maausk. Nii et selle taaralaste pärandi kõrval hakkas siis nüüd uuena ilma tegema ka maausk. Ehkki need kaks gruppi tegutsevad koos ja väärtustavad mõlemad põlisrahva uskumust ja ka looduslähedust, on nende kahe vahel ka erinevusi. Taarausk on uus usund
mille loojad pidasid 1920. aastatel oma usku arenevaks ja moodsale teaduslikule maailmapildile vastavaks ja möönsid, et Eesti oma usu hävimise tõttu tuleb see uuesti luua ja selleks siis välja töötada taarausulised rituaalid. Maausu põhimõtete kohaselt aga on tegemist siinse põlisrahva loomupärase ja aastatuhandete jooksul kujunenud maailmavaate ja käitumisjuhisega. See on muidugi samuti arenev. Aga oluline on järjepidevus esivanematega ja just nagu selle usundi nimigi ütleb, side esivanemate maaga, mis siis elavat pärimust ja usku on edasi kandnud ja kandnud edaspidi. See tähendab, et eriliselt uuritakse ka neid ajaloolisi looduslikke pühapaiku. Ja just looduslike pühapaikade uurimine ja kaitsmine on ka see, mille poolest siis maausulised on ühiskonnas silma paistnud. Kuivõrd hästi nüüd Eesti inimesed kahe usundi vahel vahet teevad, on raske öelda. Kindel on see, et taara ja maausk on eestlaste teadvusesse juurdunud kui pagana usu sümbolid, mis tähistavad eestlaste looduslähedust ja sellist rahvusromantilist kristluseelset identiteeti. Ka nende pühad muuseas on seotud loodusega. Ja katusorganisatsioonina siis tegutseb Maavalla koda, mis koondab siis erinevaid piirkondlikke kodasid. Ja seoses selle hiite kaardistamise ja hoidmisega, pühapaikade kaardistamise ja hoidmisega valib Maavalla koda kord aastas ka hiie sõbra. Mis on võib-olla veel oluline, on siin ka see, et ka maausuliste ja taarausuliste arv on aastate lõikes kasvanud. Kui me vaatame rahvaloenduste arvu, inimeste enesemääratlust, siis me näeme, et 2011. aastal määratles end rahvaloenduse andmetel maausulisena 1047 inimest ja 1925 inimest nimetas ennast maausuliseks. Aga nüüd pöörame pilgu ka väiksematele usuliikumistele, kõigepealt Hare Krishna liikumisele, mis siis kuulub Krishna tunnetuse rahvusvahelisse ühingusse, mille õpetuse aluse moodustavad hinduistliku religiooni pühakirjad. Keskne õpetus siin on, et iga inimese hing moodustab lahutamatu osa Jumal Krishnast, kellega samase teadvuse saavutamise suunas siis pühendunud kogukonna liikmed ka liiguvad. Tuntum ilmselt on usutava Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Selline nii-öelda ikka jälle selline järjepidevalt korratav mantra, selle kordamine ja ka teatavatest eluviisidest, ka toitumisest kinnipidamine ja muidugi ka pühakirjade tundma õppimine. See liikumine jõuab Eestisse juba tegelikult 1970. aastal, aga surutakse Nõukogude repressiivsete julgeolekuorganite poolt maha. Uuesti saab ta tuule tiibadesse 1990. aastatel, 1991. aastal luuakse, registreeritakse Krishna tunnetuse Tallinna kogudus. 2005. aastast kannab põhikogudus nime Krishna teadvuse Eesti kogudus. See on väike kogukond inimese enesemääratluse alusel. 2011. aasta rahvaloenduse kohaselt on Eestis 121 Krishnaiti. Ja viimaks siis Bahai usk, mis on pärit 19. sajandist, pärit siis Pärsiast, Baha'u'llahi asutatud, rajatud usuliikumine, mis põhineb inimese elu ja ühiskonna erinevatel aspektidel, alustades indiviidist, lõpetades globaalse ühiskonnaga. Lisaks mitmetele teistele põhiprintsiipidele
on olulised kõigepealt iseseisvalt tõe otsimine, igasugustest eelarvamustest loobumine, ka soolise võrdõiguslikkuse tagamine, universaalse hariduse edendamine, ka muuseas religiooni ja teaduse vahelise kooskõla otsimine. Bahai õpetused näevad ette sellise globaalse maailma korra loomist, mille eesmärk on kehtestada rahu. Ta on selline rahumeelne, rahule pürgiv ja püüdlev uskond. Ka Eestis on see kogukond siis tegelikult juba esmakordselt 1920. aastatel tutvustamist leidnud. 1927. aastal käis Eestis Ameerika Ühendriikidest pärit Bahai ajakirjanik Martha Root, kes siis pidas Tallinnas mitu loengut sel teemal ja andis ka intervjuusid Eesti meediale. Koguduse asutamiseni jõuti küll alles 1990. aastatel ja nüüd on siis Eestis tegutsevad kogudused suuremates linnades koondunud Eesti Bahai koguduste liitu. Bahai kogukond on samuti, nii nagu Hare Krishnagi kogukond, väike, umbes 100 liikmeline, aga ta on sotsiaalselt ja ka noortetöös väga aktiivne. See oli lühikene ülevaade Eestis tegutsevatest mittekristlikest usuliikumistest. Aitäh kuulamast ja vaatamast!